Richard Barnesi Jumala narride vennaskond on selline näitemäng, kus ongi väga palju erinevaid kihte. Ma arvan, iga näidendi kohta öeldakse, et seda kõik mõistavad erinevalt, aga ma arvan, et see on ka tõesti tükk, mida terve kursus tajub väga erinevalt, sest siin on juba põlvkondade vahe, ma arvan, kuidas mõistab seda lavastada Elmo Nüganen ja kuidas mõistavad seda tema tudengid ja kuidas vanemad näitlejad. Kas kõik on siin? Ja, ma olen siin. Kelluke on siin? Velvo on siin. Kus on vennad Putro? Mina tassin Putro ühte. Mina tassin Putro kahte. Enne vaatasid, mis see on ainult üks jalg, ma vaidun ühe külje peale pikali. Nüüd me oleme ikka päris publiku ees. Ma olen alles poolel teel praegult, aga sa hakkad rohkem tajuma, mis teemad sa mängid ja mis on selles oluline ja see lähebki päriselt hinge. Kelluke, Jumal vajab mind. Kas te tuleksite minuga kaasa? Aga ma hoiatan teid. Minul ei ole teile mitte midagi pakkuda peale naeru. Te tulete minuga kaasa. Mina lähen praegu peapiiskop juurde. Kas te tuleksite minuga kaasa? Aga lähme siis! Miks see katk? No see katk sellepärast, et see oli tõesti selline epideemia, mis haaras siis nagu kõike, haaras inimeste kehad, haaras inimeste mõistused, et kõik inimesed surid, olenemata nende siis nii-öelda vanusest, soost ja ühiskondlikust positsioonist. Kõik sellised pikemas perspektiivis plaanid kaovad ära. Mõni inimene tõmbub täiesti endasse, ei liigu, mõni inimene hakkab pidutsema. Ja siis sealt edasi see liigubki, et ma arvan, et kust tulebki see paralleel kaasaegse maailmaga, ongi see, et inimesed teatud mõttes annavad ära selle juhtimise. Nii, tähelepanu, neil, keda keset etendust tabab katk, kes jookseb veel, ei too! Neil, keda keset etendust tabab katk, palume viisakust surra kusagil mujal. Ärme rikku teistaks etendust ära. See selline revolutsiooniaeg või katk annab vabaduse, eks, mida siis pärast hakatakse timmima need, et minu meelest paralleel võib tuua ka meie riigi taassünnile ja uuesti minekule ja kõiki nendele omadele hädadele ja nõrkustele ja rõõmudele ja kõigile. Nii et sellel hetkel on kõik nii võimu, vaimu, kõik on võrdsed tema ees ja see nagu näiliselt ühendab või ühendab neid inimlikult. Ja siis, kui see nüüd muutub, siis tekivad jälle uuesti sellised lõhed. Võim on võim ja vaim on vaim ja siis eks see võitlus kestab aegadesse. Räägitakse, et kõik alastajahõed põgenesid nunnakloostrist, aga ometi surid nad katku. Ainult teie jäite elama. Te peaksite olema iseäranis vooruslik naine. Aga ma olengi. Pikad paastud vähese leivaga. Mäletan pärast esietendust väga paljud inimesed, kes seda nägid, kellega ma siis rääkisin, ütlesid ka just, et see on just selline linnateatri tekst või just see, mis seob nagu seda lavastust linnateatriga, on just see sama linnateatri ja linnavõimu omavahelises suhtes siis. Imelik. Siin on meie uued katkutariifid hooramise eest. Heaks kiidetud Ozeri hoorade kildi poolt. Töötasud kõigis 124 mõnutsemise mooduse eest. Näitlejad on narrid, Jumala narrid, keegi justkui juhib meid. Me oleme kellegi Jumala tööriistad. Meie viime nagu sõnumit edasi, me kanname sõnumit. Me ise ei ole sõnum. Aga seal etenduses, ma arvan, on vastupidi, et Jumala narrid, nad ütlevad, et nad kannavad sõnumit, et nad tahavad edasi anda naeru, mingit vabanemist, mingit pääseteed, ülekõrt. Aga tegelikult nad kannavad endas ikkagi mingit suuremat ideed või sõnumit, et miks just näiteks see katk sinna sisse on toodud. Et ma arvan, et see on sellepärast, et see katku aeg tuletab meile
nagu meelde, et me kõik oleme võrdsed. Mingil hetkel me kõik oleme võrdsed. Ja võrdselt tugevad, võrdselt nõrgad ja samamoodi võrdselt võimetud seda võrdsust tajuma. Meie allume ainult naudingutele. Ja, aga meie pakumegi teile naudingut. Vaimustavat ja rõõmustavat vaatemängu. Seal näen mina isiklikult kõige suuremat paralleeli kaasajaga. Et inimesed muutuvad hästi passiivseks, võtavad mingisuguseid ülevalt poolt tulnud asju, vahet ei ole, kas see on siis katk, mida siis peeti kuskil jumala karistuseks või kiriku eeskirju, võetakse nii-öelda tõe pähe. Nende verest, meie verest, Jumala verest, lunastus läbi vere. Ja mina arvan, et väga julge samm oli see, et me võtsime tüki, kus me mitte ainult ei mänginud põrgulaval, vaid see oligi justkui täielik põrgu. Need grimmid, need kostüümid, see mäda ja plöga ja hein, et see oli väga vabastav. Väga vabastav oli olla kole. Maarja sina emaks said, kui Joosepit temalt vaatasid vaid. Hästi kummaliseks on aeg jõudnud, et see on nüüd siis nagu ma tulin teatesse koos 7. lennuga, nüüd on 25. lend, eks. Ja siis nüüd on siis 3. põlvkond või need, et nemad on siis minu lapselapse ealised praktiliselt kõik. Nad on kuskil 20, nii et meil on kuskil üle 40 aasta vahet, nii et see on jah kummaline. Minu meelest see ongi võib-olla näitlejaks olemine, et see võib paista mõnikord nagu ühtepidi, mõnikord teistpidi, aga et sellel inimesel ongi nagu mõlemad pooled esindatud või see olekski äge, kui sa suudadki olla nii üks kui teine narr ja inimene ja idioot ja normaalne.